Põltsamaa valla eriplaneeringu KSA esimese etapi aruandes räägib Lemma OÜ ekspert Piret Toonpere. Tere, olen Lemma OÜ valla. Mina olen Piret ja olen selle keskkonnamõju strateegilise hindamise juht ekspertgrupis müra ja varjutuse eksperdina. Ja paluti, kuna selle planeeringu esimese etapi kohta on siis hästi palju tulnud just mürateemalisi küsimusi, siis paluti, et ma sellest lühidalt siis räägiksin, mida siis siiani tehtud on, mida ta tegema peab. Sellest, et üldse mürast rääkida, sellest tuleb mõista, mis on heli. Heli on siis laineline liikumine läbi õhu, mida me siis tajume valdavalt siis kuulmise kaudu. Ja müra on siis igasugune soovimatu või häiriv heli. Me müra puhul või helide puhul üldse meil on selline tinglik jaotus, kus me võime teda siis lähtuvalt helisagedusest jagada siis kesksageduslikuks, madalsageduslikuks, infraheliks, mis on eriti madalsageduslik, ja ultraheliks, mis on siis kõrgsageduslik. Mida me tuuleparkide puhul või üldse, miks me mürast räägime? Tuulikud on olulised müraallikad, sellepärast me ka tuuleparkide kavandamisel siis sellele müra teemaga tegeleme. Kuna aga meil seal planeeringustaadiumis meil ei ole seda reaalset müraallikat, me ei saa seda müra seal mõõta, siis me räägime müra arvutuslikust hindamisest. Praktika on siis sarnane sellele, kui me kavandame maanteed, raudteed, tehas, mida siis selles mingis kohas ei ole, siis me peame läbi viima siis müra modelleerimise või arvutusliku hindamise, et teada saada, et kui see allikas teeb mingi müra, kui palju see müratase on siis meid huvitavas kohas, ehk siis näiteks elamualal. Selleks, et müra levikut hinnata, on väga oluliseks aspektiks see müra tekitaja, tuuleparkide puhul siis tuulik. Ja siis ka tegelikult selle tuuliku helivõimsustase, ehk siis kui palju ta müra tekitab. Ja meid huvitab, et kui kuhugi tulevad need müraallikad, siis millised on need müratasemed, mis tekivad siis nendel tundlikel aladel. Valdavalt me siis räägime elamualadest. Ja mõju hindamisel me räägime alati sellest, et me võrdleme tekkivaid müratasemeid siis mingite normidega. Need normtasemed ongi siis väärtused, mis siis on kehtestatud inimese tervise kaitseks ja kehtivadki siis nendel müratundlikel aladel, näiteks elamualadel. Ja müra hindamise juures siis see, mida me teeme, ongi see, et me hindame seda levikut, et kui kuhugi tulevad müraallikad, milline siis on see müralevik, ehk siis mis müratase tekib siis seal müratundlikul alal. Ja müralevikut arvutatakse siis erinevate arvutusprogrammide abil, tegelikult siis määrab seda leviku arvutamist siis erinevad arvutusstandardid, tööstusmüra puhul, tuulikute puhul. Eestis kasutatakse siis ühte ISO standardit, mis need arvutusvalemid määrab. Ja tuulik on omapärane müraallikas, ta on kõrge müraallikas, mis tähendab, et neid müralevikut takistavat objekti jääb suhteliselt vähe ette. Ja see tähendabki, et see müra levib mõnele paremini kui näiteks madalate müraallikate puhul. Et kui meil kõige iseloomulik, millega me võib-olla tänapäeval hästi kokku puutume, on soojuspumbad, mis kodus on need müraallikad, see on tavaliselt madalal ja selleks, kui me räägime, kuidas naabri juurde müra levib, siis tihti jääb sinna vahele veel müralevikut takistavaid objekte. Tuulikute puhul tuulikud on kõrged müraallikad ja seda levikut takistamist on mõrega vähem. Aga loomulikult see müra siis ka sumbub siis kaugusega. Ja müra levikul me siis arvestamegi seda, kui kaugel, kus on need müraallikad, kui kaugel on nad siis meid huvitavast alast, seda kaugust. Arvestame maapinna reljeefi, arvestame, kui ühel ajal oleks igale poole alla tuult levik,
ja me ei arvesta siis taimestikku ega tuulikute puhul ka siis teisi nagu kõrvalhooneid, mis võiksid müralevikut mõjutada. Ja mille vastu me seda saadavat siis tulemust, et kui kuskil tekib mingi mürataseme vastu, me seda võrdleme siis kehtivate normtasemete vastu. Nüüd normtasemeid ei saa välja mõelda vald, kindlasti võtta neid välja konsultant. Need siis enamikus riikides on kehtestatud õigusaktiga, nii nagu ka Eestis. Eestis on eraldi siis välisõhumüra, on meil Kliimaministeeriumi haldusalas ja seda reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus selle alamaktid ja siseruumide müra on meil mingil veidral põhjusel Sotsiaalministeeriumi haldusalas ja siis nende määruste alusel kehtivad siis normid siseruumides ja siseruumide osas on meil tegelikult siis mõnevõrra rohkem norme, siseruumides on reguleeritud meil ka madalsageduslik müra, on eraldi reguleeritud infraheli. Ja müratundliku ala puhul meil siis see, kus on müratundlikud alad, seda me ka siis planeeringutes arvestamegi kaardi andmeid. Eesti puhul meil õnneks on väga hästi sellega, et me teame, kus on elamualad. Me ei pea neid kuidas alati otsima, meil ongi täiesti andmebaas, kus siis kõik elamud, mis on kuidagi pidi eluhoonena kasutatud, on kirjas ja neid andmeid kasutada. Mis tekitab nüüd segadust selle sama tuleparkide planeerimise puhul on see etapilisus. Ehk siis, kui siin täna on mitu korda juba mainitud, et otsime alasid, ei määra tuulikute asukohti, siis see tegelikult teeb müra hindamise keerukaks. Müra hindamine lähtub põhimõttest, et me tahame teada, kus on müra allikas ja siis me saame hinnata, kui palju müra jõuab selle meid huvitava alani. Sellise etapilise kavandamise puhul on see, et meil selles esimeses etapis ei ole teada, kus kohas täpselt tuulikud on. Meil on teada võimalikud alad ja siis me teame, et sinna võiks tulla tuulikud. Mida siis Põltsamaa puhul on tehtud, ongi tehtud erinevaid stsenaariumeid. Ehk siis, et kui seal oleks selline arv ja omavahel siis 1000 meetrise kaugusega, et kuidas siis oleks müralevik ja teine variant siis on, et on neid tuulikuid oluliselt rohkem, nad on tihedalt, kuidas siis on müralevikud. Et ongi mitu varianti niimoodi läbi mudeldatud selleks, et siis saadagi teada see nii-öelda hallima stsenaariumid, et kuhu siis maksimaalselt müra võiks levida. Selle hindamise asukoha valiku tähtsusastmes hindamise eesmärk ongi selle maksimaallahenduse hindamine ja selgitadagi välja, kus võivad hakata tekkima müralased probleemkohad. Ja nendest probleemkohtadest on siis omakorda võimalik siis selle planeeringu koostumises käigus jõuda selleni, et näiteks tuua välja, et need piirangud tuulikute arvule, sellel alal ei saa nii palju tuulikuid näiteks rajada, vajadusel tuua välja piirangud selle tuuliku helivõimsustasemele, tohib rajada ainult vaiksemaid tuulikuid. Ja samuti siis tegelikult saab olla kaalumisel ka sellised alamuudatused, ehk siis suurendada kaugust tuulikute puhul elamualadest, jätta ära mingid väljaulatuvad osad, mis võivad probleeme tekitada. Selle esimese etapi müramodelleeringute mõte ongi siis selgitada, et kust need probleemkohad võiks tulla, et neid siis edasi kavandamisel arvestada ja võib-olla juba selles asukoha valikus seada teatud piirangud. Ja mida see kindlasti ka veel selles esimeses etapis on seatud see, et edasises tulebki teha täpsem müraleviku hindamine siis, kui on täpselt teada, kuhu tuulikud tulevad. Ja samuti siis, kui on valitud see tuuliku mudel, et teada siis täpmisel tuuliku helivõimsustase. Ja samuti siis taises etapis, kui meil on teada, kus täpselt tuulikud on võimalik teha ka siis siseruumides madalsagedusliku vastavuse hinnang. Hästi natukene veel, kohe lõpetan, kohe saab küsida. Helirõhu tase. Hästi natukene infrahellist. Vaata, seal ei ole nüüd isegi, mis kaalutud keskmisega see graafik on seal. See on juba sealt väikemõõdust alates. Infraheli valdavalt ei ole inimesel kuulda, aga see siis sõltub sellest helirõhust. Tegelikult igasugune heli, ka madalsageduslik heli, ka infraheli võib olla inimesele kuuldav ja tajutav, kui tema rõhv, siis see tugevus on piisav. Et see tore graafik, mis
siin ongi see erinevate uuringute alusel siis üks madalsageduslikus siis osas müral heli sageduse langedes peab see rõhk olema suurem, et see inimese jaoks oleks tajuta. Ja väga palju on siis seda küsimust olnud, et kui palju siis ikkagi tuulikud tekitavad infraheli, siis tõin siia välja ka Soome ja Saksa siis uuringutes selle tuulikute infraheli mõõtmiste tulemused. Sellised uuringud jätavad selle tuulikute infraheli kuhugi siia sellesse allapoole seda tajulävi. Ja tõepoolest väga kõrgel tasemel infraheli on inimesele tajutav, on väga ebameeldiv või võib põhjustada ka tervisemõju ja selleks peab selle infraheli rõhk, tugevus olema tunduvalt suurem kui see, mida tuulikute juures mõõdetud on. Mida siis Vatl on öelnud, et mida ta nende mürateemade lahendamisel kindlasti veel soovib teha, enne kui selle planeeringuga siis edasi minna, ongi see, et kuna siin Kliimaministeerium on värskelt valmis saanud uuega siis müra hindamise juhend tuuleparkide osas, mis on mõnevõrra konservatiivsem kui see, mida 2 aastat tagasi tehti, siis kui see müra hinnang päriselt on juba tehtud 2023 aastal, siis on soovitud ka selle müra osa ajakohastamist, uue hinnangu tegemist lähtuvalt siis uuest juhendist ja võimalikus siis nendest alade mõjustest. Ma kohe alustan võimalusega, et mina modereerin esimese küsimuse. Sealt enne tuli küsimus Saarde tuulepargi kohta, millele oli, et tahab nüüd vastuse, millega mõõdeti. Kas sina tead, millega mõõdeti, kus see tuli? Jah, teatan, ma tean. Et Saarde tuulepargis siis Terviseameti rahvaterviselabor viis läbi mõõtmised, leidis seadmed, mis mõõdavad infraheli. Minu teada see, et küll, mis infot on jõudnud, on see, et kindlasti on Eesti riigil plaanis neid seadmeid juurde osta, et nüüd tõesti on väga vähe. Novembris mõõdeti ja jaanuaris Sikkut ütles, et pole seadmeid. Kirjas, et mis seadmeid täpselt kasutati ja kuidas mõõdeti. Tegemata töö. Nii, ma alustaks mõne inimesega, kes ei ole veel küsida saanud. Näiteks siit ja teised saavad ka. Ja me selle teema veel pärast ka kindlasti edasi räägime. Tere päevast. Andre Silber, minu nimi ja mõjualas 413. Ja ma võtan hästi kitsalt ühte probleemi, et see, mis te rääkisite sellest müra hindamisest, ma kujutan ka täitsa ette, et niimoodi peaks olema. Ma mõned väited ja siis võib-olla aidake mind järje peale. Et esimene väide on nagu see, et see mõjude hinnang on mõnes mõttes eksitav. Ja põhjus selles, et kui me vaatame neid müraleviku kaarte, mis te iga ala kohta olete nagu teinud, siis lugeja saab aru, et selles kohas prognoositav õhumüra tase on siis nende isojoonte järgi. Aga eksitav on see, et tegelikult te uurite ainult tuuliku põhjustatud müra. Ehk ma väidan nagu seda, et konkreetne see koht, mida mina silmas pean, on selline, et 3 kilomeetri kaugusel on Imavere tööstuspark, kus on puidutööstus, näiteks soomlaste järgi juba puidutööstuse helid on päris karmid. Laupäeva hommikul oli see helitase, see on kuskil 53-57 detsibelli, meie juures see on siis A-des detsibellid. Ja kui te selle uuringu aruande teete, siis tegelikult te peaksite kirjutama sinna, et need on tuuliku uuritud helimüra tase. Mitte selles kohas olev müra tase on ka teisi müraallikaid. Ehk siis tegelikult, kui te panete paika nüüd ka nende tuulikute üksikud asukohad, siis ma väidan seda, et vähemalt selle 13 alal ei saa need tuulikud kõik sellised olla. Teine väide, mis ma ütleks, et see, ütleme, see alusuuring päriselt ei pea paika, on see, et kui te vaatate kaarti, see on siis selle ala ülemas otsas, seal on Tartu maantee, on Viljandi maantee
ja seal on ka see transpordimüra kord ühelt poolt, teiselt poolt ja ka korraga mõlemas kohas. Ja kuigi te mulle saatsite vastuseks, et transpordimüra ei liitu nüüd tuulikumüraga, et ma väga kahtlen sellest, sest et kui te vaatate nüüd avalikke mürakaarte, mis lõpevad Tikupoisi juures ära, siis tee ümbruses on see päris suur müratase transpordimürast. Ja nüüd kolmas väide on nagu see, et kui te eelvalikus panete paika tuulikute asukohti, siis minu meelest te kindlalt peate arvestama seda, et Tartu maantee läheb nüüd majadele lähedale. Ja ütleme nüüd seal selles alas, siis Tartu maantee pool, Tartu maantee läheb tegelikult teise poole päris mitmele majale, kus pool on kõrvatuulik. Ja sellega te ka ei ole arvestanud, et ma väidan nagu seda, et kui vald nende uuringute pealt otsuse, et sinna tuleb, see on siis see ala 4.13, kus on väidetud, et seal ei ole midagi uurida, siis see ei pea paika. Ja küsimus ongi, et miks need uuringud on tehtud nagu pinnapealselt kõiki neid olusid arvestamata ja kipun väitma nagu seda, et kuna näiteks tööstusmüra, seal on teatud impulsid ja seda helitaset tuleb tegelikult rehkendada selliselt, et tuulemürale ta võib anda lisadetsibelle ja kui te räägite seal mõju-uuringus sellest, et helitasemed on see siht või soovitud väärtuse piiril, siis see tase võib ületada. Ja küsimus ongi see, et mis siis pannakse kinni, kui see müratase ülitub. Maantee, tootmine või tuulik. Jah, aitäh. Täiesti õigustatud küsimused. Et jah, see oli, ma vist olen ka näinud teie neid kirjalikke arvamusi, et millegile sellisele ma aitasin vastata. Et jah, me vaatasime selle töö raames nüüd ainult tuulikute müra. Ta ei ole koosmõjuks ja see peakski olema selgelt väljas. Mul on täiesti nõus. See peab olema uuringus välja toodud, sest et ma ütlen... Jah, täiesti nõus. Ma ütlen utreeritud, et mina tean, kuidas kannale süüa anda. Ja kui mulle näidatakse seda uuringut, siis seda olema lihtkeeles nagu loeta. Ja vabandust korra veel üks asi, mis mul hinge peal on nagu see, et selles vastuses, mis te nagu tegite, vastuses te tegite 2 viidet ühele uuringule, et lugegu mina siis seal, et see uuring, mida te olete teinud, et see peab paika. Mina väidan seda, et teie olete spetsialistid, kui te kasutate mingeid uuringuid mingi teema mahavõtmiseks, siis mina teie uuringust loen eeldusel, et teisi uuringuid kasutate, missugused on need vähendid, et te saate neid võõraid uuringuid kasutada, see puudutab siis transpordimüra. Ja siis on teie kokkuvõte, et te saate seda niimoodi teha. Mina ei pea lugema võõrast uuringust, et teie uuring peab paika. See on nagu probleem tegelikult. Jah, see müra koosmõju teema, sealjuures siis teiste allikatega koosmõju, et kui ka praegu siis tuulikute omavahelised koosmõjud on siis nendes hindamistes arvesse võetud, siis teiste allikate müra võib olla teatud juhtudel asjakohane, eeskätt just siis see tööstusmüraga koosmõju. Ja selles osas siis on ka palutud, et seda selgemalt välja tuua ja täiendada selles osas, kus piirkondades võiks siis olla siis täiendavate tööstusmüraallikatega koosmõju. Miks me liiklusega seda koosmõju ei hinda? Ei ole mitte sellepärast, et teile tegelikult ei oleks nad tajutavad. Sealt tuleb mängu tegelikult need normtasemed. Liiklusmüra on lubatud tunduvalt kõrgematel tasemetel. Ja sellepärast vaadatakse siis neid eraldi tööstusmüraallikaid ja liiklusmüraallikaid ja üldjuhul neid kokku ei panda just sellepärast, et liiklusmüra ongi lubatud seal nagu tunduvalt rohkem, eks ole. Aga seal on õigus, ma olen täiesti nõus, et see Adavere möödasõit läheb teisele poole, see hakkab mõjutama siis seda asulat hoopis teisest küljest, eks ole. Ja see kajastamine, et see olukord seal müra osas muutub, see tuleb lisada. Hästi lühidalt ütlen 2 lauset, et see, et
Imaveres on tööstus, see on tegelikult teile teada. Kui ma küsisin vallalt, et kas vallal on mürakaart, siis sellele ei vastatud. Ehk siis tegelikult planeeringute alus ka selle juhendi järgi on mürakaardi olemasolu, aga ma ei näinud seda kuskilt. Aitäh! Minu teada, eks ju, Põltsamaa vallal ei ole strateegilist mürakaarti. Nii, meil on praegu, ja ma rõhutan praegu, sest me saame pärast jätkata seda diskussiooni, ühe küsimuse jagu aega. Üks kiire konkreetne küsimus, kui ei ole, siis liigume... Nii, palun piiva siin. Küsimus on selline, et kas ka valgushäiringut uuritakse. Kui kaugele näiteks 270 meetrine tuulik valgushäiringut põhjustab ja minu teada see diskovalgus võib teatud juhtudel epilepsia hooge näiteks põhjustada, lisaks igasugustele muudele asjadele. Kas seda ka uuritakse? Jah, meil on, ma eeldangi, et te mõtlete seda varjuvihkumise seda efekti, eks ole. Et jah, ka selles KSA-s on siis eraldi eesti keeles varjutluseks, kutsume seda, sest väga palju paremat terminit ei ole välja mõelnud. Ja see on väga häiriv nähtus ja kuna meil Eestis varjutuse osas nagu eraldi õigusakti ei ole, mis normi ütleb, siis tegelikkuses planeering ongi see dokument, mis saab seada selle normi. Et planeeringu varjutuse puhul planeeringul on tegelikult hästi suur roll selleks, et kehtestadagi see väärtus, et oleks mingi varjutuse piirang. Et kui me mürast räägime, et on riiklikud normid, siis varjutuse osas seda ei ole. Ja ka Põltsamaa valla eriplaneeringus siis on sees, mitu tundi siis peab olema tagatud aasta peale kokku siis elamualadel. Ja see siis tulebki tagada nende tuulikute puhul. Tuulik tuleb selleks, kas panna piisavalt kaugele, et ta varju saab täpselt välja arvutada, et kuhu ta langeb. Või siis teine variant on see, et tuulikutele pannaksegi juhtimissüsteemis need valgusandurid ja siis ta peatatakse selleks hetkeks, kui see vari võib elamualal, eks ju, langeda. On veel üks võimalus. Minu peale on nii Põltsamaa valla eriplaneeringus, kui siis nüüd ka seesama Kliimaministeeriumi juhend, mis siin nüüd hiljuti valmis, siis seal on aasta peale summaarselt 10 tundi. Kui meil aasta on 8760 tundi, eks ju, sellest osa on pime aeg, kus ei ole varju, siis 10 tundi summaarselt aasta peale kokku, mis üldjuhul tuleb siis mingitest sellistest minutitest kokku aasta peale. Selle siis, et mitte Põltsamaa matka ei mõelnud seda ise välja, siis on võetud Põhjamaad kasutavad sellist väärtust, mis on palju. Nii, aga enne kui me jõuame kõikide küsimusteni ja meie varsti saamegi küsida kõiki küsimusi kõikide käest, on hea teada, kes on ruumis olemas. Ja tuleb arendajate ettekanne olemasolevatest ja kavasavatest tuuleparkidest. Enefitist Tanel Taur ja Tulitas Mindist Erik Reinsaar, kas te teete koos eraldi? Kumb alustab? Nii, väga hea. Tanel alustab. Jätaks selle üldse ära. See, mis pannakse sellele küsimus. Tulete meelde. Oleme viisakalt, kuulame ettekandeid. Pärast saab küsimusi küsida. Teeme nii, et mõlema ettekande lõpus saab küsida ühe küsimuse selle ettekande käest ja siis, kui mõlema näha läinud, siis 10 minutit mõlema arendaja käest ja siis läheb kõikide küsimusi edasi. Tere minu poolt kõigil saalis viibijatele. Tanel Taur on minu nimi, tulen Enefit Greenist, olen Enefit Greenist tuuleenergia arendusjuht. Ära tule, me ei taha siin. Enefit Green. Meil on üle 20 aasta taastuvenergia kogemust. Tegutseme täna 5 riigis, Balti riigid, Poola ja Soome. Kuule, olebki kas küsimust ei ole. Tuuleparkidest on kindlasti meie koduturg Eesti, kus meil on 20 tuuleparki, vanemaid ja uuemaid, nii-öelda võimsamaid ja vähem võimsamaid. Tuulikute arv Eestis, mis täna opereerivad, on kokku 148. Teine suurim turg on meil täna Leedu,
kus opereerib 8 tuuleparki, kokku 100 tuulikut. Mis see Põltsamaasse puutub? Ja Soomes esindame 1 tuuleparki. Mida ma tahan, väga palju räägitakse vastutusest ja me selle teemani kindlasti jõuame. Tahan rõhutada seda, et Enefit Green on kindlasti üheks väga tugevaks elektrienergia tootjaks. Tahan rõhutada seda, et me oleme kohal kogu pargi eluaja jooksul. Pean silmas nii arenduse, ehituse kui ka siis tootmise faasis. Me kindlasti pooldame väga põhjalikke kõikvõimalikke uuringuid, kindlasti infovahetust kogukonna ja kõikvõimalikke kohaliku omavalitsusega. Ta ei teinud. Ehituse kindlasti on meie jaoks väga tähtis ohutus. Võimalusel teeme kohalike ettevõtetega koostööd, kuidas saaks nende nõu ja jõu olla meile abiks. Samamoodi kindlasti ehituse ajal tagame ala ja taristu korrastamise ja kõikvõimaliku info vahetamise. Tootmise käigus meie senine praktika on üheselt selline, kus me oleme regulaarselt nõus kontrollmõõtmistega, regulaarselt keskkonnamõju seirega. Samamoodi on väga oluline tootmise ajal ohutuse tagamine, sealhulgas koostöö päästeteenistusega, kõik eeldused tuuleparkides on selleks loodud. Samamoodi keskkonnasõbraliku alahooldusega, samamoodi jõuame sinna. Samamoodi oleme siis tootmise käigus sõlminud erinevaid kokkuleppeid kogukondadega. On siis need järelkasvu või haridusprogrammid. Meil on siin nii-öelda õpetajate toetuste tasumine. Meil on olnud, oleme loonud vanemates ja uuemates tuuleparkides kogukondadega koostööd toetusfonde, mille kaudu kogukonnad saavad ise otsustada, kuidas nad oma elu arendavad ja parendavad. Samamoodi siis tuulikutasu. Meil ei ole vaja seda. Me ei taha seda. Enam levinud küsimused. Võite edasi minna. Ma küsin su käest kohe, kui sa tahad. Laseme ettekandel ära, oleme palun viisakad ikkagi. Eelmised korrad, kui ma käisin avalikul arutelul, ma usun, et kõigile teile, enamus teile ja ka mulle anti kätte selline voldik tuulepargid Põltsamaale. Ja siin oli väga hästi küsitud, mida peaks teadma tuulepargist. Kas sa tead kõike? Kõike kindlasti ei tea. Toon mõned faktid, mida siin oli kirjeldatud ja mis minu arvates, minu teadmiste kohaselt ei vasta tõele. Mis esimene punkt oli metsad. Kas tuleb maha võtta 1000 hektareid? Kui te 1000 tuulikut tahate panna, kuidas ei tule siis? 1000 hektareid. Pange järgmine slaid. Kõik said juba aru. Planeeringutes järgitakse võimalusel tuulikute paigaldamist lagealadele. Kus need lagealad on tekitatud enne? Kasutame enamasti, nii palju kui võimalik, kasutame olemasolevaid teid ja rajame elektriühendusi võimalikult nendele aladele, kus keskkonda vähem kahjustatakse. Küsime juba seda. Tahtsin veel öelda, siin on palju räägitud sellest ala suurusest, mida siis vajab tuuliku alune osa, juhul kui seda on üldse vaja, juhul kui ta on väljaspool lageala, see on vajadusel 0,8 hektarit. Linnustik. Kas tuulikud põhjustavad lindude massilist hukkumist? Jaa, kindlam. Minu vastus on ei. Ja toon teile ühe praktilise selgituse. Sopi-Tootsi
tuulikud, torni kõrgus 159 meetrit, rootori laius 163 meetrit, kõrgus 241 meetrit. See on teie sõna, kurat, te matsite selle laba maasse ja nüüd räägid siin sihukest juttuna. Planeeringus seati meile kohustus, mida me oleme ka tuulepargi rajamisel. Ja meie vallavalitsus teeb selliste ettevõtetega koostööd, saate aru? Teostada järelseiret ja viimase aasta jooksul Sopi-Tootsi tuulepargi järelseires ei ole tuvastatud kukkunud liiga. Mitte ühtegi. Bravo! Koju ära minna, me ei taha teid siin. Linnustiku järelseire uuringut teostavad spetsialistid, kes on teadlikud. Palju te palka maksate neile? Kuidas linnud käituvad ja Sopi-Tootsi tuulepargi käigus on selgelt ilmnenud, et linnud kas lendavad mööda, lendavad üle või on kohanenud tuulepargiga. Ma arvan, et lähevad alt läbi. Samamoodi on siin toodud pildiga seadmed, mis täna tuulikule paigutatakse selleks, et tuvastada siis linde, mis lendavad tuulikutele liiga lähedale ja oleks võimalik siis tuulikutel seiskuda. Kuule, tahaks juba küsida. Tahtsin rääkida vundamendist. Meie praktika, kui siin räägiti, et ulatub ka 30 meetri sügavusse, siis Tootsi tuulepargis, Sopi-Tootsi tuulepargis, turvaalal fundamentide sügavus 4 meetrit. Aga kui kõrgele ta tõsteti? Viisil, et fundamendist vibratsioon ei läheks fundamendist edasi või kaugemale. Aga kui kõrgele see fundament tõusis metsa piirini või? Transport. Sellele ei vasta. Oli ära toodud fakt, et ühe tuuliku veoks on vaja 50 raskeveoki reisi. Meie selline praktika näitab Sopi-Tootsi puhul, transportimiseks kulub 13 veokit, siin on ära toodud mitu veokit tegid reisi tuuliku osa liigutamiseks. Ja selgelt iga veo juures arvestatakse teede olukorraga, teede kandevõimega, ehk siis veosel on normidele vastav teljekorrus. Otse tehases kukkus siin. Müra infraheli, et sellest pidati väga tee kandevõimega. Ettekande. Tahan öelda seda, et Sopi-Tootsis oleme meie loonud kõik eeldused, et Terviseamet saaks teha seiret müra ja infraheli osas. Meie väga soovime teha selles osas koostööd ja teada saada, millised on need tulemused. Avaldage sertifikaadid, me näeme sealt isegi. Jäätõrje ja pargi hooldus. On palju räägitud, et jäätõrje on midagi sellist, kus siis kemikaalidega peitstakse üle siis lavasid. Meil on täna ühes pargis mina ei tea, et keegi kasutaks ja ka Enefit Green oma tuuleparkides ei kasuta jäätõrjel mürgiseid kemikaale. Ja samamoodi pargisisene ala korrastatakse ilma kemikaalideta, sealhulgas muru niidetakse, mitte ei hävitata seal kemikaalidega. Tuulepargi elu ja lõpp. Siin on mõned näited, mida siis saab tuuliku osadest teha kasutada. Oleme andnud tuuliku lavad Kuressaare, 2 lava virtsust Kuressaare ametikoolile, et nad saaksid oma teadmiste ja oskustega
teha kõik, et laiendada teadmisi tuulikute labade taaskasutamisest. Ja Enefit Green, meil on standard ja soov, täielik ühene soov, et tuulikute labad taaskasutatakse. Taaskasutus on prügimäel ladestamine. On? Visualiseeringud on 2 slaidi. Ei vasta. Visualiseeringud. Siin on Sopi-Tootsi enne pargi rajamist ja peale pargi rajamist, ehk siis tahan öelda, et visualiseering vastab sellele, mis on enne ja pärast, ehk siis enne ja pärast on visualiseering ühesugune. Seal 240. Võtsin ühe ka visualiseeringu, et kirjeldada nüüd seda meelsuse kujundamist, mis siis see voldik esindab. Saate aru, see on Teie enda tellitud kuradi inimeste tehtud voldiku materjal. See on Skepast ja Puhkimi poolt tehtud visualiseeringud, nalja teete. Mis asja te ajate? Nalja teete või? Ja ma võin teile välja... Minge võtke, need pildid on seal kuradi nende serveris üleval, valla kodulehelt, nalja teete või? Kuradi klouni kari ausalt, noh. Mine ära sealt eest, sa oled liiga palju juba valet. Kuule, kas see terve on meie vastu viisakas praegu või? Mida sa ajad, kurat, pane suu kinni? Lähme küsimuste juurde, ma lähen küsida. Ehk siis siin on näide 2,5 kilomeetri kaugusel visualiseeringust. See, mis presenteeriti siin olemasolevast ja see, mis... Vaata, see on tondi nägu. Aitäh. Nii. Lõpetame ära selle koosoleku, siis ei saa linnukest. Lähme edasi. Üks küsimus praegu on jälle, siis on meil ka Utilitas ja siis saab Lähme kõik minema. Kui üks vennike tahtis maa alla laba panna, tahavad kõik. Anna see mikrofon siia, muidu ma lähen ette ja küsin ära. Mis asi? Üks väike küsimus. Tervist, Siim Rahuke Miisaarest. Vedasid alt mind. Te ütlesite, et lind ei ole hukkunud. Et kas on uuringuid, et kui palju linde ja loomi üldse pärast alles seal on? Kuule, mul on lühike küsimus. Ma jagasin teiega tänast teadmist. Tule siia poole. Mis kuradi ütle, sina oled, kas inimene saab küsida või mitte? Mis õigusega? See on avalik üritus. Planeerimisseaduse järgi on kõigil võimalik küsida. No, sina ütle, palju keegi saab. Linnustiku-uurijad, kes on monitoorinud üle aasta pargi linnustikku. Osadel lindudel on küljes GPS-id, mis lendavad, osad vaadatakse paikvaatlust ja rutiinse kontrolli käigus... Vaata nüüd seda inimest, vaata seda inimese looma, vaata seda inimese looma. Kas on leitud hukkunud, kas on hukkunud liiga, samamoodi tehakse seda piisava teadusega, et nii-öelda röövloomad ei oleks neid hukkunud linde nii-öelda ära söönud, et siis saaks öelda, et linde polnud. Et seda tehakse väga tiheda intervalliga. See on vastus. Mis sai Sopi-Tootsi labaga? No nii, mulle anti võimalus... Täiesti mõttetu üritus. Täiesti haige. Täiesti haige. Vaata mulle otsa ka. Ütle palun, kas Enefit Green on juba teinud hiilivaid ettevalmistusi? Ma pean silmas, kas sa oled mõne metsamaa RMK käest, Marrani käest ära ostnud või ei ole? Mina ei ole ühtegi metsamaad ostnud Marrani käest. See on valesti esitatud küsimus. Mina ei ole mitte ühtegi Marrani käest, ühtegi metsamaad ostnud. Jutt on sellest üks alast on see. Kas see oli oksjonil ja miks sa, neil on andmeid, et teie olete selle juba oksjonil omandanud. Kas vastab see tõele või ei vasta? Oleb, see on vale info. Osalesin oksjonil ja Enefit Green seda ala ei võitnud. No ma ütlesin. Ei. Nii, aga meil on veel üks arendajate ettevalme, siis saab tõele arendaja käest, kes siin on küsida neid küsimusi, mis puudutavad. No ma küsin, et aga miks ta siis siin on, kui nad ei ole arendajad siin meie kandis? Kellelt ma küsin? Ehk siis Erik Reinsalu Utilitas Fundist
no kuule, Eerik, ole nüüd normaalne mees, et sa ikka ei viitsi. Ole, see küsimus, see oli mõttetu küsimus. No jah, aga minu teada nemad võitsid selle. Aga millal sa ütlesid mulle? Siis kui uudis tuli lehti, et hinnang võistis kõik alad ära. Suured alad. Tänada neid kohalikke inimesi, kellega mul on olnud võimalus kohtuda, kellega ma olen telefonis Isamaa mees. Meil on olnud väga konstruktiivsed vestlused, me oleme üksteist ära kuulanud ja olen tegelikult olnud lugupidavad ja ma olen tegelikult saanud aru ka teie muredest, et selles mõttes, et aitäh, et te olete nagu viisakaks jäänud. Ka sellist, ütleme, nii ebameeldivate teemade juurde, nagu see teil on. Kuna minu teemad natukene kattuvad Taneli omaga, siis ma arvan, pigem lähme siit kiirelt edasi. Tänane mõte oli samamoodi, et rääkida nendest asjadest, mis me tegelikult olemas on. Me oleme väga palju rääkinud Põltsamaa planeeringust, kuigi me ei tea üldse kuhugi jõuab. Võib-olla see mitte kuhugi ei jõuagi. Ja sellepärast meie mõte on rääkida nendest asjadest, mida me saame öelda, et meil on ja mille kohta me saame tegelikult asju kontrollida. Utilitasel on tänase seisuga 4 tuuleparki töös, 2 tükki nendest on Lätis, 2 tükki on Eestis ja 1 nendest on ehitamisel Leedus. Miks ma teen selle välja? Sest siin on hästi näha, et need tuulepargid on tegelikult erineva tipukõrgusega. Kui siin oli küsimus, et miks minnakse sinna kõrgemale, siis näiteks kui vaadata seda Kroobina tuuleparki, kus on vanad 100-meetrised tuulikud, mis ütleme, 1 tuulik toodab aastas 1,5 gigavatt-tundi elektrienergiat ja võrrelda seda sama näiteks siis Saarde tuulepargiga, siis siin on selgelt näha, et kui me paneme madalamad tuulikud või kui tahetakse madalamaid näiteks panna, siis neid tuleb panna oluliselt rohkem. Ja seda me ei taha kindlasti mitte keegi, et neid tuulikud tuleks veel rohkem. Aga kui nad on tikupoisi kõrgused, siis pangu terve kuradi, ma ei tea, kui siin varasemalt tuli riik, et miks on vähendatud 290 pealt 270 peale, siis see on puhtalt tegelikult valla kompromiss, et tulla allapoole. See on hetkekompromiss, keegi ei ütle, et see on lõplik. See on lihtsalt hetkekompromiss, keegi ei ütle, et see on lõplik. Ja miks me üldse räägime täna, ütleme siis sellest keskkonnast, on sellepärast, et keskkond tegelikult ei saa meile vastuseid anda. Selles mõttes, et ta ei saa vastu rääkida. Me peame enne ära uurima keskkonna ja alles siis me saame üldse teada, kas on üldse kuhugi võimalik siia tuulikud panna. Ei ole, me teame juba. Ja kui me siin läheme vaatama edasi, kuidas ehitati Saarde tuuleparki, siis alguses on, ütleme siis maa koorimine. Kui on kirjas, et iga tuuliku all läheb circa 1 meeter, siis võite Maa-ameti järgi mõõta Saarde tuuliku alus, koos katsiga. Aga nad pidid koostööd tegema juba. Seda ma ei tea. Peale seda, kui see maa nii-öelda tuuliku all maa ära kooritakse, tuleb sinna vundamendi ehitus. See vundamendi ehitus on, nagu Tanel enne mainis, 4 meetrit sügav. Meil Saardes oli läbimõõduga 24 meetrit. Mingid sügavamaid 30 meetri selliseid tohutuid suuri auke sinna ei teeta. Peale seda tehakse vundamendile armeering. Ehitatakse niisugune armeering, see valatakse betooni täis ja maapinna peale ja päeva lõpuks kokkuvõttes selline alumine serv näha. Mis on tuulepargi siseste teede kohta, siis need teed on ka, need ei ole suured maanteel, mis kaetakse asfaldiga. Need on tavaliselt kruusateed, mida saavad ka inimesed hiljem kasutada, kui see just nendele vajalik on. No mis me siin on? Et Saarde tuulepargis näiteks ehitati 17 kilomeetrit uusi teid ja rekonstrueeriti ka omajagu olemasolevaid teid. Siin on ka natuke teistsuguseid vaadet, milline see tuulepargi ehitus välja näeb. Kui varasemalt on kõlanud, et iga tuuliku kõrvale tuleb suur karjäär, siis seda ei tule. Et lihtsalt tuuliku kogu kaal on umbes 2600 tonni, millest siis vundament on 1900, tuulik ise on 700 tonni ja laba on 2000 tonni. Miks seda platsi on natuke suuremat vaja, on see, et see kraana, mis need tuulikud püsti hakkab panema, et saaks neid detaile sealt lähedalt võtta. Selline see reaalne olukord on, kuidas Saardes tuuleparki ehitati. Siin on natuke lähemalt neid asju. Lähme siit kiiremini üle, sest et ega peamine on ikkagi, et saaks arutelul küsimusi küsida. Siin näeb veel, kuidas toimub tuulikutornide tõstmine. Endiselt veel ei ole mitte ühtegi, mitte kuskilt suuri karjääre.
aga kus see killustik tuleb? Paigaldati 9 tuulikut, iga tuulik nivivõimsusega 4,3 megavatti. Et see on suurusjärk, terve tuulepark toodab elektrit umbes 40 000 majapidamisele. Kui tuult on? Kui isegi eelmise aasta andmete järgi on see selles mõttes, et reaalne, et see, mis kunagi oli modelleeritud, nii palju kui elektrit toodeti. Tuuliku siis mõõd, need on torni kõrgus 155 meetrit, lava diameeter 150, kokku 230. Mis puutub tuuliku tasusse, siis Saarde vallas eelmise aastal sai Saarde vald 105 000 eurot tuuliku tasu, millest pool läks siis kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja pool jagati ära inimeste vahel, kes jäid siis 2 kilomeetri raadiusesse. Iga inimene sai 3300 eurot selle tasu. Vabandust õige, iga majapidamine, siin on kirjas õigesti, et iga majapidamine. Ja siin on kõrval tegelikult võetud ka see nii-öelda arvutuskäik Keskkonnaagentuuri lehed, kus ongi näha, et alati rohkem tuulikut ei tähenda suuremat tasu. Ikkagi tasu määratakse see, kui palju elektrienergiat toodetakse. Et ütleme niimoodi, siis tasu tuleb siis ainult elektrienergia pealt, mitte tuuliku enda pealt. Ja kui varasemalt on käinud läbi ka, et tuuliku äri on olnud dotatsiooni äri, siis utilitased ei ole ühtegi tuuleparki, mis saaks riigilt toetust. Mitte ühtegi võib järgi kontrollida, mitte mingit kasu ei ole riigilt saadud ei Eesti riigilt, Läti ega Leedu riigilt. Mis tähendab see meil oma? Ja mida saame pakkuda Põltsamaa valda, ongi see, et meie tuulepargist, kui me kunagi peaks äkki siia kerkima, on võimalik teha otseliini, millele saame pakkuda soodsamat elektrit ettevõtetele. Kui hea, et Orkla Eesti saab otseliini. Lahendust, millele saavad soodsamat elektrit. Nii, et Orkla Eesti saab mulle nii õnnelik. Orkla Eesti ja Palmaka saavad otseliini. No see mõjutab minu elu nii palju, et nii, olen nõus. Üks küsimus utilitasele, mul oli siin ees juba soov olemas, kui keegi tuleb tagant sulle mikrofon ja siis räägime juba edasi arendajate liigi ja keegi teistega koos. Mul üks selline lühike küsimus, et saite meie esimesel koosolekul mälupulga, mille peal on needus. Tahaks küsida, et kas see needus on teile juba mõju hakanud vaikselt saada? Ma ei oska öelda, aga ma olen selle needus ära arvan. Ma olen selle inimesega ka vestlemas käinud, kes selle needus andis, et ma ei oska öelda, kas see on hakanud mõju avaldama, aga seni näete ma olen ikka siin. Ei, see mõjub sulle juba. Aitäh. Nii, aga liigume edasi.